Alustame käimasolevast ülemaailmsest energiakriisist. Räägime šokist. Northride sõitu pole. Reklaamtahvel tühi. Kraanid kinni. Naftahinnad kõikuvad endiselt. Brenti toornafta hind. Lähis-Ida sündmused mõjutavad siin tänavatel inimesi väga otseselt. Maailma majandus on ametlikult lämbumas. Kuna Iraani režiim on täielikult sulgenud Hormuzi väina, levivad laastavad mõjud nüüd üle kogu planeedi. Suured riigid jäävad sõna otseses mõttes kütuseta, mis toob miljonitele inimestele kaasa elektrikatkestusi, koolide sulgemisi ja alles jäänud kütuse normeerimise. Sellepärast ongi USA sõjavägi esimest korda saatnud väga arenenud, mehitamata lahingudroonpaatide laevastiku aktiivsesse sõjatsooni, et veetee taas avada. Need on robotkiirpaadid, mida Pentagon kasutab esmakordselt operatsioonis Epic Fury. Kiirpaate kutsutakse ametlikult USA mereväe globaalseteks autonoomseteks luurelaevadeks, karkid. Need on umbes 5 meetrit ehk 16 jalga pikad. Neid saab kasutada luureks või kamikazena Iraani kiirrünnakupaadide vastu. Ukraina on tõestanud seda kontseptsiooni, halvates Venemaa Musta mere laevastiku umbes 1,5 miljonit maksvate lõhkelaenguga droonpaatidega. Ja lihtsalt konteksti mõttes Iraani laevatõrje tiibrakett maksab umbes $2 miljonit ja USA hävitaja maksab mitu miljardit $. See on kindlasti kulutõhus. Iraan on juba kasutanud neid naftatankerite ründamiseks Pärsia lahes, peamiselt kaitsetute tsiviilnaftatankerite vastu. Hetkel ei tea me täpselt, kas USA on neid aluseid rünnakuteks kasutanud, kuid teame, et neil on selleks võimekus. USA hoiab kasutusviise saladuses, kuid teame, et antud operatsioonis on neil üle 400 lennutunni. Ainult aeg näitab, kas need droonid suudavad väina taas avada, sest Hormuzi väin on praegu maailma tähtsaim, mitte vaid selles sõjas. See on nii, sest Pärsia lahe piirkonnas on umbes 60% maailma tõestatud naftavarudest ja üle 40% maailma tõestatud maagaasivarudest. See tähendab, et üheski teises maailma piirkonnas pole nii palju naftat ja gaasi koos. Mis teeb olukorra veelgi problemaatilisemaks on see, et suur osa sellest naftast ja gaasist liigub läbi Hormuzi väina, mis on kõige kitsamast kohast vaid umbes 20 miili lai. Vaatame täpsemalt, mida see arvuliselt tähendab ja keda mõjutab. Enne sõda läbis umbes 20% maailma igapäevasest naftakaubandusest seda väina, nagu diagrammil näha. Diagrammi vasakul poolel näete riike, kes seda naftat eksportisid ja paremal poolel riike, kes seda naftat vastu võtsid. Kas märkasite midagi huvitavat? Enamik riike, kes saavad naftat Hormuzi väinast, asuvad Venemaal. Kohe räägin teile, miks see nii oluline on. Vaatame samu andmeid teisest vaatenurgast. Praegu uurime, millised riigid ostavad naftat Hormuzi väinast. Vaatleme, kui palju ühe riigi naftast tuleb Hormuzi väinast ja kui sõltuvad nad sellest on. See näitab, millised riigid tunnevad enim survet. Jaapan on tipus, 93% nende nafta impordist tuleb sellest väinast. Lõuna-Korea 70%, Taiwan 60%, India 60%, Tai 55%, Hiina 40%, Filipiinid 38%, Singapur 30%. USA osakaal on alla 10%, mistõttu nad ei sõltu eriti Hormuzi väinast. See ei tähenda, et Ameerika Ühendriigid ei oleks mõjutatud, kuid otseselt rääkides ei saa USA palju naftat sellest väinast. See näitab ainult otsest kaubandust. Kui tanker läbib Hormuzi väina ja suundub otse riiki, kajastub see tabelis. See pole kogu lugu. Sest paljudel riikidel on kaudne kokkupuude. Näiteks kui tanker liigub Hormuzi väinast Indias asuvasse rafineerimistehasesse. India rafineerimistehas töötleb nafta ümber ja saadab selle näiteks Filipiinidele. Filipiinid sõltuvad siiski väinast, kuid see pole tabelis näha. Vaatame ka kaudseid kokkupuuteid. Tegelikult on olukord palju hullem. Koos kaudse naftakaubandusega tõuseb Filipiinide sõltuvus 38%-lt 93%-le.
Taiwanis ulatub see 80%-ni, kuid olukord on pooljuhtide tõttu veel halvem. Ja see sõltub tõesti sellest väikesest asjast, millest inimesed eriti ei hooli, kuid mis on väga oluline. See on helium. Sellest räägime hiljem videos. Lõuna-Korea on 70%, Hiina 60% ja Vietnam 50% juures. Sellel lool on veel osa, strateegilised reservid. Mõnel riigil on raha ja nad on varunud naftat, teised ei ole. See pilt näitab selgelt, kui halvasti riikidel läheb. Vaatame seda lähemalt. Jaapanil on üle 250 päeva strateegilisi reserve, hõlmates nii valitsuse kui erasektori omi. See on tohutu. Kuigi Jaapan saab palju naftat Hormuzi väinast, ei mõjuta see teda nii tugevalt kui näiteks Bangladesh või Pakistan, kes on tabeli lõpus. Sõja alguses oli neil riikidel vaid 2 nädala jagu naftat. See pole palju, sest sõda on kestnud juba kuu. Praegu pole nendes riikides nafta otsas, kuid olukord on nendes riikides muutunud kriitiliseks. Bangladeshis on kehtestatud üleriigilised koolide sulgemised ja planeeritud elektrikatkestused. Pakistanis on kästud poolel avaliku sektori töötajatest ehk valitsuse töötajatel töötada kodust. Ja nad on samuti sulgenud koolid, nad on vähendanud tööpäevi erasektoris, nii et 5-päevase töönädala asemel on neil nüüd 4-päevane töönädal. Sarnane olukord on ka Sri Lankal, mille kohta graafikul andmed puudusid. Ka nemad normeerivad kütust. Nad on tööpäevi vähendanud nagu Pakistan. Ja me näeme väga pikki järjekordi bensiinijaamade juures peaaegu igas riigis, mida oleme seni käsitlenud. Õnneks on osa naftavarustusest nüüd taastumas, mitte Hormuzi väinast, vaid see suunatakse ümber Punasesse merre. Näete, Saudi Araabias on torujuhe, mis kulgeb läbi riigi idast Hormuzi väinast läände Punase mereni. Nad pumpavad naftat üle riigi ja laadivad selle Punase mere sadamates tankeritele. Mis siin huvitav on see, et Saudi Araabia ehitas selle torujuhtme tegelikult 80-ndate Iraani-Iraagi sõja ajal, kui toimus sarnane olukord ja Hormuzi väin suleti. See ei korva siiski kadunud varusid. Vaadake ekraanil olevat graafikut. Graafik näitab Saudi Araabiast pärit nafta liikumist Hormuzi väina ja Punase mere kaudu, kus Punase mere osa on musta värvi. Saudi Araabia kasutas varem Punase merd vähem. Pärast Hormuzi väina kadumist on Punase mere tähtsus oluliselt kasvanud. See on siiski vähem kui pool Saudi Araabia ekspordist enne sõda. Ja lisaks Saudi Araabiale on ka Araabia Ühendemiraatidel torujuhe, mis läbib põhimõtteliselt kogu nende riigi ja möödub Hormuzi väinast. Tankerid saavad lihtsalt väina teisele poole tulla, nafta peale võtta ja lahkuda. Kuid sellest ei piisa, et kompenseerida Araabia Ühendemiraatide sõjaeelset naftakogust turul. Siis on riigid nagu Kuveit, Bahrein ja Katar, kellel puudub võimalus vältida Hormuzi väina kasutamist. Nende nafta eksport on sisuliselt peatunud. Räägime ainult toornaftast. Hormuzi väina kaudu liigub veel üks oluline ressurss, millest sageli ei räägita. LNG ehk veeldatud maagaas. Umbes 1/5 maailma LNG kaubandusest läbib Hormuzi väina, üsna sarnaselt toornafta kaubandusega. Nagu toornafta puhul on riike, kes sõltuvad sellest kaubandusest väga. Pakistan sai 91% LNG-st Hormuzi väinast, Bangladesh 72%. Ja just sellepärast näemegi, et nad võtavad nii drastilisi meetmeid, sest neil ei saa otsa ainult nafta. Neil on sarnased probleemid ka LNG osas. India, Taiwan, Hiina ja Singapur on endiselt tugevalt sõltuvad, kuigi vähem kui Pakistan ja Bangladesh, kuid tunnevad siiski seda valu. Graafiku allosas on Euroopa, mis ei paista Hormuzi väinast nii sõltuv, kuid olukord on keeruline. Vaata graafikut. See on EELi LNG varude võrdlus viimase 5 aastaga. Varude tase mõõdetakse alati veebruari lõpus, kui talv lõpeb. EELi eesmärk on veebruari lõpuks hoida varud 90% täis. Tavaliselt seda ei saavutata, aga see on eesmärk. Nägime, et see langes 30%-ni, kui Venemaa Ukraina sõda algas.
Sellest ajast on see olnud üle 50% kuid nüüd viimase 5 aasta madalaim. Mitmel põhjusel. EL saab nüüd Venemaalt oluliselt vähem gaasi kui enne Venemaa-Ukraina sõda, mis on oluline tegur. Teiseks oli eelmine talv Euroopa riikide jaoks tegelikult tavapärasest külmem. See tühjendas varusid kiiremini kui tavaliselt. EL ekspordib nüüd Ukrainasse rohkem gaasi kui enne sõda, mis mõjutab ka nende varude hulka. Aga need madalad tasemed tekitavad suure probleemi, sest EL-i plaan on tavaliselt enne talve saabumist varud täis saada. Seetõttu peavad nad turult ostma rohkem kui vaja. Ja praegu saab see olema probleem, sest nüüd hakkavad nad konkureerima nende Aasia riikidega, kes vajavad hädasti LNG-d, et asendada Hormuzi väina kaudu saadavat varustust. Kuigi EL ei saanud enne sõda palju varustust Hormuzi väinast, on nüüd varustuse müüjatel rohkem ostjaid, sest Aasia riigid soovivad sama toodet. Ja kui nõudlus hüppeliselt kasvab, aga pakkumine jääb samaks, siis hinnad tõusevad kõigil. Euroopast rääkides ei saa unustada Brexiti, sest kõik vaadatud andmed on Euroopa Liidu omad. Kahjuks EL-i andmed ei hõlma enam Ühendkuningriiki. Vaatame Ühendkuningriiki eraldi. Ühendkuningriik saab Hormuzi väinast alla 2% oma veeldatud maagaasist. Nad on turvalises olukorras, kuid neil on probleem nagu Euroopas. Gaasihoidlad on väga tühjad. Vaata graafikut. Ühendkuningriigi gaasihoidlad on Euroopa riikidega võrreldes vaevu märgatavad. Lisaks sellele pole neil ka palju varusid võrreldes sellega, kui palju nad talvel kasutavad. Ühendkuningriigi reservide järgi jagub neil gaasi ainult umbes 1,5 päeva talvise tipptarbimise jaoks. Kui gaasi enam ei tuleks, mis tegelikult ei juhtu, aga oletame, saaks Ühendkuningriigil gaas otsa. Aga jällegi, Ühendkuningriik ei ole tegelikult gaasi ladustamiseks ehitatud. Nad on pigem nagu jõgi. Gaas voolab neile pidevalt sisse. Kuid see tekitab siiski probleeme, eriti praegusel ajal. Sest oletame, et kui oled riik nagu Jaapan, kellel on palju naftavarusid, siis nemad saavad nüüd neid varusid kasutada, et hinnatõus oleks vähem valus. Nad saavad strateegilisi reserve vabastades hindu riigis ja võib-olla isegi globaalselt alla tuua. Ühendkuningriigil sellist võimalust ei ole, seega peab ta jätkama gaasi ostmist. Kahjuks gaasi hind tõuseb, sest nõudlus püsib ja pakkumine on vähenenud. Ühendkuningriigi raportite põhjal on gaasi hind riigis nüüd 50% kõrgem kui veebruaris. Inflatsiooni mõju on juba tunda, eriti nafta ja gaasi puhul, mis on tänapäeva majanduse alus. Aga tegelikult peame rääkima tõelisest elujõust ja see on toit. See on iga majanduse, iga inimese elujõud ja toit on samuti mõjutatud. Ma olen kindel, et sa tead seda kõige ilmsemat näidet. Tead, et toiduhinnad tõusevad, sest naftahinnad tõusevad ja kütust on vaja transpordiks, töötlemiseks ja jaotamiseks. Nii et teatud mõttes tõstavad kütusehinnad ka toiduhindu. Aga on veel üks tegur, millest inimesed ei räägi ja see on väetis. Umbes 1/3 maailma väetistest liigub Hormuzi väina kaudu. Nagu naftatankerid ei pääse ka väetise laevad enam läbi. See tähendab hinnatõusu ja väiksemat pakkumist. Ja see ongi halvim osa. See juhtub ajal, mil põllumehed vajavad väetist rohkem kui kunagi varem, sest on planeerimishooaeg. Siinkohal tahan lisada ühe märkuse. Ma ei ole ekspert ega põllumees, räägin vaid uurimistöö põhjal. Aga praegu on põhjapoolkera põllumeestel planeerimishooaeg ja see on aeg aastas, mil põllumehed tavaliselt kasutavad kõige rohkem väetist. Neil on seda väga vaja ja hinnad tõusevad kiiresti. Väetise hinnad lähevad märtsis järsult üles. Nagu mainisin, ma pole põllumees, aga tean, et põllumajandus pole suure kasumiga äri. Kui sinu üks tähtsamaid sisendeid nii palju kallineb, on sul vähe võimalusi, et mitte toiduhindu tõsta. Toiduhindu tuleb tõsta, et põllumajandus oleks kasumlik. Ma ei teadnud, et heeliumil on muid kasutusviise peale õhupallide. Arvasin, et kasutataksegi ainult selleks. Aga ilmselt on see väga oluline pooljuhtide tootmisel, mis, nagu te kindlasti teate, on väga tähtis kõige jaoks, mida me elektroonikas kasutame. Kõik mu ümber sisaldab pooljuhti, välja arvatud ehk veepudel.
Heeliumi kasutatakse ka MRT aparaatides. Paljud haiglad ka Ameerika Ühendriikides sõltuvad Lähis-Ida heeliumist, kuid USA toodab samuti palju heeliumi, mis on hea. Hinnad tõusevad kogu maailmas kindlasti, kui varud kaovad ja see tekitab tõenäoliselt probleeme riikidele, kes oma heeliumi ei tooda.